No tere jälle. Võtame siis eurolaul 1999. Toimus siis 30. jaanuaril 1999. Õhtujuhid olid Marko Reikop ja Romi Erla, praeguse nimega Romi Haasa, keda võite pühapäeviti näha saates Minu elu 5 saatejuhina. Aga kokku oli 10 laulu, 10 osalejat ja hakkame neid jälle vaatama nagu ikka. Esimene laul Aeg kord täidab soovid, esitajaks Kerli Padar. Nii, esimene laul Aeg kord täidab soovid, esitajaks Kerli Padar. Mõnus siuke hea avalaul võiks öelda. Algas selles rahulikult, siis refräänis läks jälle nagu käima ja siis jälle rahulikuks. Ja siis kolmanda salmi puhul läks juba ikka eriti võimsaks ja täiega käima. Ja pisut mõtlen sellele, et nojah, Kerli Padar on tuntud selle poolest, et ta on ka väga hea tantsija. Aga see laul oli siuke, oli küll refräänis tempokas, aga mitte nii palju, et oleks ka tantsida saanud samal ajal kui laulis. Et jah, selles mõttes oleks mõni tempokam laul lahedam olla vaadata, aga mõnus eestikeelne pala. Et refräänis siuke trummi koht, mis nagu hästi lööb ja aga see sai 34 punkti ja jäi 10. kohale ehk viimasele. Ma ei tea, vaatab, kui ma pärast top 10 teen, et kuhu ta siis jääb, aga minu arvates oleks võinud küll natuke nagu kõrgema koha saada. Jah. Räägin Kerli Padarit, olen ainult ühe korra päris elus laivis näinud, see oli siin mõned kuud tagasi Türi lõunafestivalil, kus ta esinemas käis, aga ma ei mäleta, kas see laul seal kõlas. Aga lähme edasi, võtame järgmise laulu ja saame kohe ka nüüd öelda, et oleme nüüd selles aastas, kui või ei pidanud enam olema täpselt see keel, mida riik räägib, ehk siis esimene aasta, kui võis ka mõne muu keelega osaleda. Et ongi siis Day I Live the Year, esitajaks Erik Meremaa, teine laul. Teine laul Day I Live the Year, esitajaks Erik Meremaa. See oli siis teine laul, sai 53 punkti ja jäi 7. kohale. Okei. See oli nüüd võrreldes eelmisega kogu aja hakkas sedasi tempokalt ja oli kuni lõpuni täpselt selline, et väga midagi minu arvates ei muutunud. Ja ingliskeelne laul. Ja selle puhul ma panin tähele ka, et kui eelmise laulu puhul oli 3 taustalauljat, siis selle puhul oli minu arvates koguni 5 taustalauljat, kes kõik laulsid koos selle Erik Meremaaga. Et jah, siuke mõnus pala ajas pea kaasa lõksuma ja see Erik tegi ka siukseid tantsuliigutusi seal vahepeal nii käte kui ka jalgadega pisut niimoodi koha peal. Seitsmes koht. Ei tea, võib-olla oleks võinud kõrgemale saada. Praegu võrrelda esimese lauluga, siis võib-olla isegi see laul meeldis rohkem, aga samas esimene oli ka väga hea. Vaatame edasi. Kolmas laul Vee ja soola saaga, esitajaks Keit. Nii. Kolmas laul Vee ja soola saaga, esitajaks Keit. Sai 73 punkti ja jäi 2. kohale. No issand jumal, ma ei imesta, et see 2. kohale jäi, mul läks see praegu küll kohe esimeseks. Väga mõnus laul, see algas kohe sedasi tempokalt ja lahe oli see, et alguses enne kui kõik pillid mängima hakkasid, oli veel parmupilli mängis üks basskitarrist.
ja mulle meeldis, kuidas Keit seda esitas. tal oli ikka ilus hääl ja sõnad olid ka väga siuksed huvitavad. ja noh, ma olin ikka vaatan, mulle jäi kohe aega silma, et sõnade autoriks on jälle Villu Kangur, kes oli ka eelmise aasta 1998. aasta Eurolaulul ühe laulu sõnade autor. et jah, tema tekstid on siuksed huvitavad. aga jah, et siuke mõnus kuni lõpuni, siuke ikka ajab pea niimoodi ajas eriti kaasa lööma ja kuidagi ta oleks tahtnud kaasa laulda, kui oleks sõnu peast teadnud. et oli hästi ära lahendatud see, et esimese salmi kuni refräänini laulis Keit üksinda, siis vahepeal tuli vahemäng, Keit mõnusasti tantsis seal ja taustalauljad ka liigutasid seal ja aga siis teise salmi kuskil keskel hakkasid taustalauljad ka tantsima ja laulma. ja siis kuidagi see kõlas kokku nii hästi, see Keidi tämber ja siis nende meeste tämber, kes seal taustalauljad olid. üks oli Lauri Saatpalu muideks. et väga siuke lahe etteaste ja mõnus laul, et see on praegu mu lemmik. vaatan eelmise 1998. aasta puhul ka mulle vist väga meeldis Keidi laul Tuulepuu huulte luule, mis oli. aga praegu see laul mulle meeldis nii väga, et ma arvan, see on praegu kõige lemmikum laul, mida ta laulnud on. aga eks vaatab, mis tulevikuvideotes tuleb juhul, kui ta veel peaks osalema. mul ei ole meeles, palju kordi ta võib veel olla, võib-olla äkki on see viimane kord. eks vaatab. 4. laul If you could only hear me, esitajaks Hedvig Hanson, kes on muuseas ka muusika ja sõnad teinud. nii, 4. laul If you could only hear me, esitajaks Hedvig Hanson, sai 67 punkti ja jäi 4. kohale. no ma isegi ei imesta. mulle alguses tundus võib-olla pisut, alguses mõtlesin, et kuidagi siuke igav tuleb, et siuke aeglane laul, aga siis refräänist või teisest salmist läks nagu käima, et alguses oli ainult nagu klaverimuusika, aga siis teises salmist oli siuke rütm ka ja Hedvig hakkas nagu võimsamalt ka laulma seda. ja lõpus toredasti, et ta tegi neid oma pikki noote. kes on kuulnud Tuugvik Starti laulu Neiu mustas kleidis, siis kui keegi ei tea, siis algselt kontserditel nüüd teeb seda keegi teine, aga kunagi alguses, kui see laul salvestati, siis oli just Hedvig Hanson see, kes selle pikad noodid ja see sinna sisse laulis, nii et neid noote ta suudab küll võtta. aga jah, siuke mõnus laul, algas aeglaselt ja siis läks niimoodi võimsamaks, teisest salmist juba võimsamaks ja need pikad noodid ja selles mõttes tore comeback Hedvigil, et varasematel aastatel laulis ta ju koos Pearu Paulusega see Kallim kullast ja üks teine laul oli veel, et nüüd tuli tagasi, tol aastal tuli siis nüüd tagasi üksinda ja veel ise oli kirjutanud sõnad ja viisi ja esitas ise ka. ma ei tea küll, mis kriteeriumite alusel žürii tol ajal hindas, et kas seda ka väga hinnati, et kui artist esitab laulu, mis on täpselt just tema enda viis ja sõnad ka, et võib-olla see on ka üks põhjus, mille pärast see laul sai 4. koha. et žürii nagu hindas seda tööd, mis selle taga oli lisaks laulule. aga jah, siuke mõnus laul, aga ma ei ole kindel võib-olla praegu, kui juba hakata järjekorda tegema, siis esimene on Keidi laul, siis võib-olla teine on see Eerik Meremaa ja võib-olla praegu jääks see Hedvig Hansoni laul 4., aga see oli ka väga hea laul. võtame järgmise. 5. laul soolo, esitajaks Lauri Liiv. nii, 5. laul soolo, esitajaks Lauri Liiv.
sai 58 punkti ja jäi 5. kohale. No selles mõttes hea koht, aga praeguste laulude põhjal ma paneks ta küll kõrgemale. Et väga siuke mõnus laul, algas teda siis nagu väikse mingi viisiga, siis hakkas Lauri Liiv laulma ja siis kusagil natuke hiljem panid 2 kitarristi, üks oli Sven Lõhmus, hakkasid mängima ja tõid siukse tempo juurde, et nii mõnus oli vaadata ja kuulata. Ja laulu sõnad olid ka huvitavad, et nii palju tuntud nimesi nagu Shakespeare, Mozart ja veel igasuguseid Leonardo da Vinci ja siuksed maailmakuulsad nimed kõlasid seal sees, olid sõnades. Et ja Lauri Liiv esitas ka hästi. Lahe oli ka see, et kui eelmise 1998. aastal oli esimene laul, mida kommenteerisin. Laulu nime, Kristallid oli laulu nimi. Ja Lauri Liiv esitas seda koos Kaire Vilgatsiga, siis nüüd oli niimoodi, et Lauri Liiv laulis ja Kaire Vilgats oli taustas, oli vokaal ehk taustalaulja. Üks teine mees oli veel, aga teda ära ei tundnud, kes see oli. Kahju, et taustalauljate nimesi vaata, mind huvitaks väga, et kes oli, aga seda ka kirjas pole Vikipeedias. Ma panin tähele veel seda ka veel, ma hakkasin keset laulu guugeldama, et kas sel hetkel oli juba ka ansambel Black Velvet asutatud, kuna loo muusika tegi Sven Lõhmus ja sõnad kirjutas Sulev Lõhmus. Lauri Liiv, Sven Lõhmus ja Sulev Lõhmus ju on kõik koos ansamblis Black Velvet ning selle tõttu mind huvitaski, et ei tea, kui suur tõenäosus on, et see bänd juba oli selleks ajaks tehtud, kui nad selle laulu saatsid. Ja et oligi, et see bänd, et siis nad juba seda bändi tegid, et siis pole ime, et siuke meeskond nagu koos on, et kes laulab ja kes on sõnad ja muusika kirjutanud. Pisut muidugi nõme on see, et Vikipeedias on kirjutatud ainult Sulev Lõhmuse nimi, Sven Lõhmuse nime ei ole pandud. Sulev Lõhmus kirjutas küll sõnad, aga Sven Lõhmus tegi muusika. Et seda peaks Vikipeedias ära parandama. Aga no jah, igal juhul mõnus laul ja ma arvan, mul läheb see praegu sinna kuhugi kõrgema, sinna Keidi laulu taha. Et siuke mõnus ja huvitavad sõnad, et nii palju tuntud nimesi oli sees. Ja Lauri Liivi hääl oli ka siuke hea nagu. Ma olen ainult ühe korra Black Velveti kontserdil käinud, aga ma ei mäleta, kas see laul seal kõlas. Ja, 5. koht oleks võinud võib-olla kõrgemale saada, aga jah. 6. laul Mu hääl, esitajateks Hanna Pruuli ja Jako Maltis. 6. laul Mu hääl, esitajateks Hanna Pruuli ja Jako Maltis. Sai 40 punkti ja jäi 9. kohale. No, selline duett siis, aga mulle paistab, et täpselt nagu mõne teise laulugagi on praegu olnud, et alguses on siuke aeglane ja siis järsku läheb niimoodi tempokaks, et mingi rütmi ja kitarridega teevad rütmi järsku niimoodi keskelal kuskil natuke alguses on rahulik, et selles mõttes see on täpselt jälle ühine, et võib-olla see on üks põhjus, mille pärast see laul nüüd nii kõrgele ei saanud, aga ikkagi mõnus eestikeelne pala, Hanna Pruuli alustas, siis oli Jako Maltis ja refräänis jälle koos ja ikka mõnus muusika ja aga no esiteks ma hakkasin guugeldama, see nimi Hanna Pruuli tuli tuttav ette, et 1997. aastal osales ta ka, siis ta oli ka ise kirjutanud laulu ja muusika ja õigemini sõnad ja muusika ja jäi teiseks, aga nüüd jäi 9., et võib-olla kui oleks et jah, seekord oli ka muusika ja sõnad ise kirjutanud, aga jah, no see laul
nojah, see oli hea, aga ma arvan, see Üksik hing meeldis mulle rohkem, mis ta 1997. aastal oli. ja Jako Maltis, kohe see nimi Maltis, perekonnanimi Maltis annab vihje, kes ta isa võib olla, legendaarne Mait Maltis. aga Jako Maltis laulab ka väga hästi, et nende hääled kõlasid hästi kokku ja siuke mõnus oli kuulata. aga jah, ei oska praegu nüüd öelda, võib-olla no, igal juhul see laul nüüd, ma ei taha öelda, et ta praegu viimane on, aga see sinna top 3 praegu küll ei lähe. et mõnus laul oli küll, aga minu top 3 praegu ei lähe. väga hea laul sellegipoolest. 7. laul Didn't I Know, esitajaks Maiken. nii, 7. laul Didn't I Know, esitajaks Maiken, kes oli muide üks ka viisitegija, Maiken ehk Kadri Koppel. sai 72 punkti ja jäi 3. kohale. ma ei imesta, algas sedasi väga võimsalt ja oli kuni lõpuni, lõpus läks niimoodi aeglaseks korraks ja aga väga hästi laulis ja siuke mõnus muusika, siuke võimas ja tempokas laul. noh, mul on muidugi ingliskeelseid laule pisut keerulisem kommenteerida kui eestikeelseid, seepärast et eesti keelest ma saan kohe üpris hästi aru, millest laul räägib, inglise keelest ma oskan, aga ma ei ole nii hea. et selle tõttu mul niimoodi ei ole nii kerge kommenteerida ega nii pikalt ja sisukalt. aga ei, väga mõnus siuke laul, et oli kuni lõpuni siuke ühes tempos ja siuke mõnus trummikäik ja Kaire Vilgats oli jälle taustalaulja. mulle meeldis ka, et Maikenil olid need ratsad või midagi, mis need, kuidas neid nimetatakse, neid juuste pikendusi, mis nagu nööri moodi on, vist rastad või midagi. et ta nägi siuke lahe välja ja siuke mõnu, vaatas kaamerasse ka sedasi vahepeal niimoodi, kui laulis ja Maiken oli üldse ilus hääl ka ja et jah, ma ei imesta, et see 3. kohale jäi. ongi ainult 3 laulu veel jäänud. laul number 8, Say You Love Me, esitajaks Too Quick Start. täitsa lahe, enne mainisin ka korra seoses Eddie Gansoniga, siis ma ei teadnud veel, et nad ka tulevad. 8. laul, Say You Love Me, esitajaks Too Quick Start. sai 49 punkti ja jäi 8. kohale. nii, Too Quick Start, tuntud peobänd, tõi nüüd ka selles võistluses peo käima, et kohe niimoodi lõpuni tempokas laul. ja meeldis kohe, kuidas Pearu Paulus ju, vana eurolaulu veteran, hakkas kohe alguses mikrofoniga rütmi lööma ka mingi, kui laul pihta läks ja kohe hakkas laulma. ka siuke ühtlane tempo nagu Maikeni laulu puhul, et siuke ühtlane tempo oli enam-vähem kogu aeg, et võib-olla selle tõttu võib-olla see laul jäigi võib-olla nüüd pisut natuke tahapoole rohkem. et jah, mõnus trummilöök ja kidrade mäng ja süntesaator ja et esimene esitus, kus nagu kogu, võiks öelda, siuke suurem bänd oli laval. ja selles mõttes ka tore, et Pearu Paulus on ju varasemalt mitu korda esinenud, kas Eddie Gansoni või sooloartistina, et või mõne teise muusikuga koos, et siis nüüd tuli lõpuks ka oma bändiga koos, Too Quick Startiga. jah, jälle ingliskeelne laul ja siuke mõnus, aga mõtlen, et ma olen 2 korda käinud Too Quick Starti kontserdil, aga mul ei ole meeles
kas nad seda laulu esitanud on, pigem on vist neil kõik laulud enam-vähem kõik eestikeelsed, et ei tea. 9. laul Opera on Fire, esitajaks Joel de Luna, Mati Kõrts, Jassi Zaharov ja Mait Rink. No, esimene laul, kust kohe nii palju artiste sellel võistlusel on. 9. laul Opera on Fire, esitajateks Joel de Luna, Mati Kõrts, Jassi Zaharov ja Mait Rink. Sai 54 punkti ja jäi 6. kohale. Ma arvan, et oleks nüüd kõrgema koha saada, kuna see on minu arvates esimene kord, kui eurolaulu juures ka ooperit pisut sellist on. Et Joel de Luna laulis põhiliselt ja siis vahepeal need ooperilauljad, 3 tükki panid sellist ooperi neid hääli ja sedasi, et see kõlas nii lahedalt, et see Joel de Luna laulis sedasi siukse nagu need tämbrid olid nii erinevad nende ooperilauljate omad ja Joel de Luna omad, et see kõlas nagu nii lahedalt kokku. Ja nagu nimigi ütleb, siis Joel de Luna ei olnud eestlane ja kahjuks teda enam meie seas ei ole. Pole küll kirjas, mis aastal ta sündis, aga ta läks vist ka üpris noorena. Juhul kui keegi ei tea, siis tema tütar on praegu tuntud laulja Jasmin. Et aga jah, siuke lahe laul, siuke lahe, et see Joel de Luna laulis niimoodi nagu popisugemetes ja siis ooperilauljad panid ooperit, et siuke lahe niisugune koos kõla ja no ega pole imestada, et see laul nii hea oli, sest sõnad kui ka muusika tegi Rein Rannap. Ja seda laulu olen ma tegelikult varem kuulnud, Su nägu kõlab tuttavalt Kuldses hooajas tegi seda Lauri Liiv järele ja siis ma ei mäleta, kes tal siis seal ooperilauljateks olid võetud, aga ma tean, et üks oli tänavune näosaate finalist ja osaleja Reigo Tamm. Aga jah, selles mõttes pisut oli kurb vaadata, kui tead, et solist enam ei ole, aga tore, et osales selles, sest see video jääb nagu teda mälestama, Joel de Lunat. Aga jah, selles mõttes jah, vahet pole, ta oli ka üpris skandaalne mees, aga noh, kui te tahate teada, guugeldage ise, aga no vahet pole, sedasi noorena ei peaks mitte keegi minema. Aga jah, mis teha, elu on selline. Aga nüüd jõuame 10. lauluni, mis on ühtlasi ka võidulaul. Kõige viimane laul oligi võidulaul. Õigemini muidugi hiljem hääletuse tulemusel selgus, et see viimane laul ongi võitja. Ja selleks on 10. laul, võidulaul Diamond of Night, esitajateks Evelin Samuel ja Camille. Nii, võidulaul, trummivõrin. 10. laul Diamond of Night, esitajaks Evelin Samuel ja Camille ehk võidulaul, sai 80 punkti ja jäi esimesele kohale. Muidugi võidulaul. Väga mõnus siuke pala ja seda laulu olen ma kuulnud ka varem, kui ma hakkasin üldse Eurovisiooni vastu huvi tundma. Et jah, ja jätkuvalt, mida ma olen ka varasemates videotes öelnud, kui Evelin Samuel on osalenud, et nii ilus hääl on tal ikka. Ja siuke mõnus, et algab sellise rahulikult ja siuke nagu mõnus arfimäng on nagu esitluses kaasas, et see arf teeb siukest ilusat muusikat ja siis loo keskel hakkab viiul, tuleb juurde, alguses on natuke viiul üksinda ja siis jälle arf ka ja see kõik kokku annab siukse nii mõnusa kõla. Et jah, ja väga siuke mõnus laul ja ilusad sõnad ja ilusasti see Evelin Samueli tämber koos nende taustalauljate omadega kõlab nii hästi ka kokku ja selles mõttes ma imesta, et see esimeseks jäi, et žürii seda hindas. Nojah, selles mõttes ka hea, et kuna see oli ingliskeelne laul, siis ilmselt oli Eurovisioonil sellega ka lihtsam, et rahvus siuke inglise keelest sa
on kergem aru saada kui eesti keelest, et millest laul räägib ja aga samas võiks ikka oma keelega ka minna. Aga jah, aga selle lauluga läks meil väga hästi, saime 6. koha sellega ja ma vähemalt arvan, et jäime top 10-sse, et 6. koht on hea koht küll. Et jah, seda laulu minu arvates on sellest laulust ka eestikeelne versioon tehtud, mul on nagu tunne, et ma olen raadiost kuulnud millalgi nagu kuulsin, et sama muusikaga eestikeelne tekst ja samuti Evelin Saamäel esitas, aga ma ei tea nime. Ja seda laulu ju tegi see aasta Su nägu kõlab tuttavalt saates Jüri Pootsman, kuigi ta parodeeris muusikavideot. Ma ei teadnudki, mulle tuli see üllatusena, ma ei teadnudki, et sellel laulul ka muusikavideo on. Et jah, Jüri Pootsman oleks äärepealt selle võitnud, aga kahjuks ta ei saanud nii palju 12 punkte ja selle tõttu võitis Mihkel Raud tolles saates. Jah, aga jah, hakkame lõpetama siis videot, üritame top 10 teha. Ma võib-olla selles mõttes see mulle väga võidulaul meeldib, aga võib-olla et pisut huvitavam oleks, siis ma paneks hoopis niimoodi, et esimene laul oleks hoopis mul Vee ja Soola Saaga, see Keiti laul. Siis teine oleks Evelin Saamäel ja Camille Diamond of Night, ehk võidulaul. Siis võib-olla 3. laul oleks see Joel de Luna, Mati Kõrts, Jassi Saarov ja Mait Rink lauluga Opera on Fire. Siis 4. laul soolo Lauri Liivi poolt. Ja siis nüüd läheb keeruliseks. Võib-olla 5. paneks Maikeni Didn't I Know. Võib-olla 6. paneks Eerik Meremaa Teie Live the Air. 7. Aekord täidab soovid ehk Kerli Padar. Ja siis ongi 3 laulu veel jäänud. Võib-olla 8. siis Edvi Kanson If You Could Only Hear Me. 9. Anna Pruuli ja Jako Maltis Mu hääl ja kuigi Tuugu üks start võib peosi täielikku, siis võib-olla ma jätaks ta praegu viimaseks. Vearo Paulus on nii palju osalenud ka, nii et varasemalt, et nüüd bändiga tulid siukse tempoga lauluga ka. No tegelikult see on kõik siuke, praegu esmapilgul, aga tegelikult see võiks vabalt olla ka teissugune, et kõik laulud olid tegelikult väga head. Aga jah, selline see 1999. aasta laulud olid. Ja kes teab, äkki järgmises videos juba saame tänavusi Eesti laule kommenteerida, eks näeb. Või tuleb mõni muu video, eks näeme. Olge terved ja näeme jälle.